Tere! Tuli lõhna järgi siia Koplisse vaatama, kuidas Kohe Kohvi toimetab. Tere, Johan! Tere, Astrid! Räägi meile, millega te tegelete? Meie siin Koplis oma pesas tegeleme maailma parima lahustuva kohvi tootmisega. Tavaliselt enne, kui me kohvi juttu räägime, siis me pakume kõigile kohvi ka, et kas ma võin sulle ka ühe kohvi teha? Otse loomulikult. Ma hea meelega jooksin seda Brasiilia kohvi. No olgu, teeme siis Brasiiliat. Ja mis see teine maitse on? Teine maitse on Kolumbia. Et meil hetkel ongi valikus 2 erinevat kohvi ja ma valisin need kohvid selle mõttega, et nad oleksid võimalikult erineva maitsega. Et kui see Brasiilia, mida maitseme, on siuke mõnus pähkline šokolaadine, siis see Kolumbia on selline hästi marjane ja mahlane. Cheers! Cheers! Kuidas sa üldse jõudsid erikohvi tegemiseni? Ühe sellise projekti raames, kus me uurisime kohvide keemilist koostist, töötasingi ühes laboris ja neil oli nurgas külmkuivati, mis on selline meetod, mis aitab kõige paremini orgaanilisi aineid kuivatada, nii et maitsed jäävad alles. Panimegi sinna masinasse siukse väikse koguse filterkohvi, saime kätte 2 grammi lahustuvat kohvi, maitsesime seda ja see maitses tõesti hästi ja siis sealt sündiski otsus. Kuidas te jõudsite Kohe Kohvi disainini? Sellega aitas meid väga palju Optimist Creative loovagentuur. Nende poolt tuli see idee, et Johan, sa oled teadlane, et see bränd võiks kuidagi kommunikeerida ka seda, et tihti ei piisa sellest, et sul on maailma kõige parem toode, su bränding peab seda ikkagi kommunikeerima ka. Ja siis jõudsimegi mikroskoopiani. Et siin selles väikses tornis on meie röstitud kohvioad, mis tulevad Coffee People'ist, siis nad liiguvad edasi jahvatisse, kus me need värskelt ära jahvatame. Siis siin on meie enda välja arendatud siirupimasinad, kus nad täpselt meie retsepti järgi siis tilgutavad selle kohvi valmis. Ja kui kohv on valmis, siis me kogume sellise suurema koguse teda kokku ja paneme siia sügavkülma. Siin sügavkülmas ta ootab, kuni läheb külmkuivatustehasesse ja siis seal tehakse ta pulbriks valmis, nii-öelda lahustuvaks. Ja siis ta tuleb meile tagasi ja siis me pakime ta ära, et seal on see väike pakkimismasin. Kuidas te olete jõudnud siiani, et teil on oma tootmine? Esimeses sammus meid väga aitas EAS-i toetus, innovatsiooniosaku fond, mis on selline väike rahasüst, aga väga madala oma finantseeringuga. Kui ma õigesti mäletan, siis 30% vist oli see. Mida ma kindlasti ise soovitaksin alustavatele ettevõtjatele on hoida neid püsikulusid võimalikult madalal. Et me oleme lähenenud sellele nii, et investeerime võimalikult minimaalselt ja võimalikult palju nii-öelda tootmisvahenditesse, mitte kõigele sellele kõrvale muule. Kus teie toodet täna osta saab? Kõige mugavam on, kui teil on päev või 2 aega oodata, siis meie kodulehelt, et sealt saab tellida ja siis samuti sellistelt kvaliteetsematest kohvikutest ja matkapoodidest. Aga räägi meile, milline on teie tootmisvõimsus täna? Hetkel oleme valmis tootma umbes 5 alusetäit kuus. Varsti, kui me järgmise masina endal tööle saame, siis oleme valmis tootma 7 alusetäit kuus. Nii et liigume jõudsalt edasi ja nüüd oleme ennast ehitanud nii, et oleme valmis skaleerima ka kiiresti. Et kui meil on neid masinaid juurde vaja, siis me saame neid palju kiiremini. Pakendamine on ka. Nüüd on meil selline uhke automaatne pakkimismasin, mis pakib ise 24 kohvitassi minutis. Enne seda kasutasime me neid asju, et meie eelmine pakend oli käsitsi pakitud. See siin on pöördosmoosi kontsentraator, mis aitab meil seda sama kohvisiirupit teha kangemaks enne külmkuivatust. Et külmkuivatus on küll väga hea protsess maitsete säilitamiseks, aga samas ta on ka väga kallis. Ehk mida suurem on veesisaldus meie nii-öelda siirupil, seda kallim on seda teha. Aga leidsime ühe seadme, millega me saame seda kontsentratsiooni tõsta ja tänu sellele saame siis jälle kliendile hinda alla lasta. Et see on ikkagi see meie plaan. Millised on teie pealmised turunduskanalid? No moodsale ettevõttele kohaselt me ikkagi teeme põhiliselt seda sotsmeedias ja online'is nii-öelda. Et see on nii-öelda põhinurk. Aga üldiselt, kuna me oleme eksporttoode, siis kuidas me proovime läheneda sellele on see, et me leiame endale hea distributsioonipartneri, kes siis ise tegeleb selle turundusega.
et hea näide on näiteks Lõuna-Korea. Oleme seal küll 2 korda koha peal käinud, aega veetnud, inimestega kohtunud, aga see on ikkagi kultuuriliselt niivõrd erinev koht meile, põhjamaalastele. Võtsin kaasa Kerli, kes aitab meil kohvisid testida. Paningi lauale väikse katsetuse sulle, et siin on kumbki meie kohv ja siis üks kommertslahustuv kohv ja vaatame, kas Kerli saab aru, milline on milline. Okei, aga ma vaikselt proovima. Nuusutan kõik järjest ära. Kusjuures võib-olla isegi lõhna järgi saab vaikselt juba eristada. Milline neist ei ole kohe kohvi? Mul on siuke tunne, et see ei ole. Ma pakuks, et see ei ole kohe kohvi. Aga nüüd mulle tundub, et sellel on just see marja maitse. Ikkagi tundub vist, et see pigem on see võõras kohvi. Nii on? On. Saite pihta. Aga mina küsiks, et aga mis siis vahe on tavalisel poes müüdaval lahustuval kohvil ja kohe kohvi? Kommertslahustuv kohvi ikkagi põhineb puhtalt sellel, et saada võimalikult odavalt võimalikult palju. See maitse ja kvaliteet nende jaoks ei ole oluline asi. Kasutatakse kõige odavamaid kättesaadavaid ubasid, mis tähendab, et liiga kaua seisnud, võib-olla hallitanud, putukad hammustanud, kõik siuksed asjad, kuna klient ei pea seda uba ise nägema. Aga siis tulemuseks tulebki võib-olla mitte nii hästi maitsev, aga väga odav jook. Meie filosoofia on hoopis teine. Meie eesmärk on, et see tassitäis oleks maitsev ja tervislik. Ehk me kasutame kvaliteetseid, kõrgekvaliteedilisi ube ja me võtame kohvioast välja, ekstraheerime ainult selle kvaliteetse kohvi osakaalu. Et see ongi see põhi erinevus. Aitäh, Johan, külla kutsumast. Soovin teile edu oma ettevõtte laiendamisega ja uute turgude vallutamisega. Aitäh, väga tore oli siin oma väikest turgu teile tutvustada. Ja vaatajatele ka tahaks pakkuda midagi tagasi teie aja eest, et me ei taha ainult neid ilusaid postreid enda seinal siin hoida, nii et siis pakuksimegi ühele õnnelikule postri ja 2 karpi kohe kohvi, et saate selle sama kohvi ise ära proovida ja sama katsetuse teha, mis Kerli tegi.